Palmipuude püha on oma loomult pisut rõõmsameelne, natuke isegi ehk lapsemeelne, eks ole, võtame oksad ja kõnnime protsessioonis ja teeme omalaadne selline näitemäng või läbimängimine, et kui Jeesus ratsutas Jeruusalemma, kuidas siis rahvas teda tervitas. Võtame ka selle rolli olla üks rahva hulgast. Vana tava oli, et kui kuningas sisenes linna, siis rahvas tuli teda tervitama. See oli märk sellest, et kuningal on võim. Inimesed austavad teda, peavad temast lugu, peatuvad tema teel ja annavad endast märku. Eks meilegi ole selline seisatamine ja lehvitamine tuttav. Kuid täna lisaks sellele välisele kombele võiksime mõelda selle teo sümboolsele tähendusele, mis esmapilgul ehk ei olegi nii silmatorkav ja esile tõusev. Nimelt, palmipuude püha on ka murtud okste püha. Eile meie Virumaa kogudustel oli võimalus koguneda Palmse mõisa talveaias, et võtta sealt kaasa vana tatlipalmi oksi. Seda meiegi siin altari kõrval ja puldi juures näha. Nimelt on seal üks liiga suureks kasvanud palm, nii umbes 30-aastane arvatavalt, mis enam ära ei mahu. Katus on ees ja see palmi aeg on saanud ümber ja peagi ta lõigatakse maha. Aga enne seda, kui viimselt siis selle palmi ajalik eksistents lõpeb, jagas aednik palmi oksi, et meie kirikud ja pühakojad saaksid nendega veel kaunistatud. Kuidagi huvitaval moel see sündmus annab tähenduse sellele suurele nädalale. Surm ja elu, lõpp ja algus saavad kokku. Me näeme, kuidas selle vana palmi oksad ja elu saavad uue tähenduse. Ilmselt lõpetaksid nad ju ühtemoodi kusagil komposti hunnikus või lõkkes, aga nüüd läbi Kristuse ja läbi selle sümboolse teo, mida meie oleme siin teinud ja mida me palmipuude püha jumalateenistusel teeme, saavad need justkui uue tähenduse. Nõnda ka meie elu erinevad sellised murtud oksad, lõppemised, lakkamised, tulekud ja minekud omavad uut tähendust, kui me asetame nad Kristuse lunastustöö konteksti. Me tervitame Kristust ikka oma elu sellise murtud olemise ja katkisuse keskel, teiseks saamise keskel. Ja ometi kõlab siin see prohveti kuulutus, olge rõõmsad. Ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. See toonane sõnum, prohveti sõnum oli tulevikku suunatud. Ole rõõmus, sest kunagi tuleb sinu lunastus, tuleb sinu kuningas, tuleb õiglane aitaja. Aga mitte ole rõõmus siis, kui ta tuleb, vaid ole rõõmus juba täna. Vaata sellele eeltulevale, sellele saabuvale ja tunne rõõmu juba praegu. See toona tulevikku suunatud rõõm sai siis
Kristuse järgijate jaoks tähendusrikkaks, mõeldes sellele, mida Kristus koges ja millest tema läbi läks ja millest nemad koos Kristusega läbi läksid. Nad mõistsid, siin sai see rõõm nüüd teoks. Ka täna meie oma ajaliku elu toimetuste ja tegemiste keskel kuuleme seda hüüdu, ole rõõmus. Ole rõõmus, sest sa oled Jumala laps. Täna on sinugi elus paljugi sellist väljakutset pakkuvat, võib-olla seda, mis seda rõõmu justkui ära tahab võtta. Aga meie rõõm, Jumala rahva rõõm ei ole mitte selles, mis meil täna on, vaid selles tuleviku kuulutuses. Me oleme teel Jumala kuningriigi täiuse suunas. Võib-olla alati meil ei ole lihtsalt olla rõõmsad, kui lihtsalt öeldakse, et ole nüüd rõõmus. Rõõm meie jaoks seostub sageli millegi välisega. Alates ilmast kuni poliitilise olukorra ja majandusliku situatsioonini välja. Kas me saame täna olla rõõmsad või mitte? On üks selline suur ülemaailmne algatus nagu Global Summit of Joy. Ja see on selline liikumine, kus siis just rõõmu ja õnnelik olemise teemadel erinevad inimesed kogunevad kokku ja avaldavad oma arvamust. Selle patroonideks on küll täna juba igavikku lahkunud Lõuna-Aafrika Anglikani piiskop Desmond Tutu ja täna veel oma ajalikku teekonda jätkav 14. Dalai Lama. Ja viimane ütleb muuhulgas ühes oma mõtteavalduses, inimesed otsivad rõõmu välistest asjadest, raha, võim, suur auto, suur maja, kuid õnneliku elu alus, isegi füüsiline tervis ei ole väline, vaid sisemine asi. Tõeline rõõm ei sõltu siis mitte sellest, mis meid ümbritseb, vaid mis meid täidab. Eelmisel nädalal või eelmised 2 nädalat sain veeta Wittenbergis Saksamaal Martin Lutheri õpetustega kannatusest, hingehoiust ja rõõmust. Ja huvitaval kombel ka Lutheri õpetus rõõmust on väga sarnane sellele, mida väljendab sama budistlik usujuht Dalai Lama. Ka Luther ütleb, et rõõm ei ole mitte sõltuv välistest tingimustest, vaid sisemisest otsusest. Mitte, et kas ma saan oma elu tänases olukorras olla rõõmus, vaid kas ma tahan olla rõõmus. Kas ma otsustan seda teha? Rõõm ei ole mitte, mis kusagilt tuleb, vaid mille me ise valime. Seejuures ei ole tegemist sellise enese sisendusega, et seisad hommikul peegli ette ja sisendad, et sa oled rõõmus. Vaid Lutheri jaoks seisneb rõõm Jumala tööl ja tema armul. Me tohime olla rõõmsad igal päeval, sellepärast, et Jumal on meid Kristuse kaudu päästnud masenduse, kurbuse, kurjuse ja surma küüsist. Ta on andnud Kristuse kaudu meile piiritult oma armu. Me kõik tohime sellest osa saada. Haara sellest kinni. Otsusta, et sul ei ole põhjust olla kurb ega masendunud, et sul on ülemäära palju põhjust ja võimalust olla rõõmus, sest Jumal on sulle kinkinud pääst. Ta on andnud sulle oma poja ja ta on osutanud oma piiritut armu. Selline rõõm on võib-olla midagi sarnast, kui
hiljuti tähistasime astronoomilise kevade algust. See on ikka igal kevadisel pööripäeval, sõltumata sellest, kas kevadet ka meie ümber näha on või mitte. Kas ilm on soe või külm, kas lumikellukesed juba paistavad või on veel hanged meie akende all. Kevad on ikka. Nõnda samamoodi on selle rõõmuga. Jumala arm on meie päralt, meie kõigi päralt ikka. Põhjust olla rõõmus on ikka. Lihtsalt vali see rõõm oma ellu. Vali see viis olla rõõmus. Nii saab ristiinimene hõisata ja rõõmus olla, nii nagu prohvet Zakarja meile seda ette paneb, ka siis, kui elu meie ümber on vahel väljakutseid pakkuv. Inimene, kes on tervitanud Kristust oma südames, nii nagu me täna palmipuude pühal oleme kutsutud tegema, on vaba arvestama Jumala piiritu armuga iga oma elu hetkel. Nii on see palmipuude püha, murtud okste püha, nagu me seda ka nimetasime, tõelise rõõmu meelde tuletajaks. Meie elu selliste murdumiste keskel oleme kutsutud olema need, kes tervitavad Kristust ja Jumala armu suurust oma elus rõõmsa elu hoiakuga. Kui ka välised tingimused vahel tahavad seda rõõmu meilt ära võtta, siis seisatame ja mõtleme selle peale, kui palju Jumal meile on kinkinud ja kui palju suurem on see, mida tema on meie heaks teinud, kõigest sellest, mida maailm saab meile pakkuda, olgu hea või halva näol. See maailm tegelikult on juba võidetud ja me tohime täna juba elada Jumala riigi rõõmus. Jumala riigi kevad on käes. Aamen.